Ma saan aru, me oleme jõudnud ootamatult viimase teemani või? Ja, Suurepärane. Tere minu poolt taas. Ja meie viimane teema on siis AI ehk tegelikult meie keeles siis TI ehk siis tehisintellektivahendite kasutamine ja valmisolek nende kasutamiseks, et sai siis uuringusse sisse toodud mõned küsimused ka siis TI kohta. Täna on ta aktuaalne ja sügisel muutub ta veel aktuaalsemaks. Ja siis oligi mõte ja eesmärk nii-öelda kaardistada, kui palju õpetajad siis juba kasutavad neid TI vahendeid ja kuidas siis õpetajad tajuvad nende kasulikkust ja milline on nii-öelda siis ka valmisolek neid kasutada. Ehk ja mõõdiku, millega seda tegime, saime me siis varasemast teadustööst ja kohandasime ta siis meie jaoks sobilikuks. Ja ma põgusalt annan ülevaate, mida me siis tervikuna leidsime. Et hästi laias laastus pooled õpetajad ütlevad, et juba siis kasutavad erinevaid AI vahendeid õppetöös ehk täpsemalt 53,2%. Ja põhikooli õpetajate seas oli siis kasutamine kõrgem kui näiteks gümnaasiumi õpetajate seas. Põhikooli õpetajate seas 66% õpetajatest juba kasutavad. Ja siis põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad, kes õpetavad nii põhikoolis kui gümnaasiumis, siis seal oli ka see pooleks. Tulemus selles mõttes suhteliselt ootuspärane, et on neid, kes kasutavad ja on neid, kes ei kasuta. Me, meil oli 4 väidet, millega me hindasime seda tajutud kasulikkust ehk et kuidas siis õpetajad tajuvad, et kas need vahendid on nende on kasulikud, aitavad neil nii-öelda õppetööd kas paremini planeerida või siis luua kas mingeid ülesandeid ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja, ja, ja noh, see väike tabel siin näitab, võrdlesime 2 gruppi õpetajaid, siis neid õpetajaid, kes siis ütlevad, et on juba oma tundides neid vahendeid kasutanud ja neid, kes siis ei ole neid, et kuivõrd seal on erinevused ja jällegi ootuspäraselt need, kes siis ei ole tundides kasutanud, siis neid väiteid tajutud kasulikkusele nende väidete keskmiselt tajutud kasulikkusele siis olid mõnevõrra madalamad. Ja siis valmisolekut, kas õpetajad on siis valmis seda kasutama, neid vahendeid, seda me hindasime siis 2 väitega ja siin tegelikult me nägime sarnast pilti ootuspäraselt, et need, kes siis hindasid neid väiteid madalamalt, ka tegelikult seal oli statistiliselt oluline erinevus nendega, kes siis juba kasutavad neid vahendeid või on valmis neid vahendeid kasutama. Lisaks sellele, ja siin on ka üks joonis, mis on tegelikult sellest samast meie kodulehelt, et AI valmiduse ja AI kasulikkuse kohta, kus siis on võimalik oma kooli keskmisi siis vaadata ja võrreldes siis teistega. Me tahtsime teada ka, mis siis ennustab kõige paremini neid TI vahendite kasutamist ja olulisemad tegurid, mis oli siis seesama valmisolek ja suurelt siis see tajutud kasulikkus ehk et ja ka õpetaja vanus oli see, mis ennustas ehk et vanemad õpetajad olid siis veidi aktiivsemad kasutajad võrreldes noortemate õpetajatega. Ja õpetaja kogemus ei mängi siin kohal rolli, kas ennustamaks siis, kas õpetaja kasutab siis neid TI vahendeid või mitte. Ja miks ma selle tajutud kasulikkuse siin nii-öelda välja tõin või boldiks tegin, oli põhjus see, et see on siis see kõige suurem ennustaja, kas neid AI vahendeid võetakse kasutusele või mitte.
kui tajutakse, et need on kasulikud, siis neid võetakse kasutusse. Tulemus igati loogiline ja ootuspärane samuti. Jõle kiiresti tuli see slaid. Kui nagu võtta nagu kokku, mis see meile nagu näitas, see näitas meile lõpuks seda, et pooled õpetajad siis kasutavad, natukene see valmisolek varieerub. Põhikooli õpetajad on aktiivsemad kasutajad ja valmisolek ja kasulikkus on siis peamised ennustajad kasutuselevõtuks ja vanemad õpetajad veidi aktiivsemad ning et töökogemus ei määra. Ja kuna me töötasime samal ajal siin kolleegi Piretiga välja ka sellel teemal artiklit, siis pidime mõtisklema ka nende soovituste ja nende üle siis üksikküsimuste pealt võib nagu väita, et või võib nii järeldada, et just need koolitused sellel teemal täna on hästi olulised, et mitte öelda hädavajalikud, kuidas siis ikkagi reaalsuses neid asju nagu rakendada, et kui öeldakse, et kasutame neid tööde parandamisel, siis ikkagi tekib küsimus võib-olla kuidas ja seda on vaja toetada. Ja see tugi ja julgustamine siinkohal on ka nagu ääretult vajalik, eks, et mul endalgi teinekord, kui keegi räägib, et tee AI-ga seda või tee TI-ga seda, siis see ikkagi peab olema järgi see küsimus, et või see näide, et kuidas siis ikkagi reaalselt seda nagu teha saab, nii et sellest nagu ka kõigile tolku oleks. See on selline kokkuvõttev, lühike ülevaate sellest, mida me siis nii-öelda selle uuringu käigus EI kohta leidsime ja sellest, kui suur meie õpetajate tajutud kasulikkus siis neile vahenditele valmisolek on. Põnevaks läheb sügisel igal juhul. Ülikooliõpetajad on aktiivsema kasutajatena, gümnasistidena. Kuigi meie näeme ka põhikoolis 3. klass kogu aeg tahab seda kasutada, eks ole. Et siis me peaksime sellega tegelema palju varem, kui praegu see plaan. Siin ongi Käärid, see on ääretult hea tähelepanek, et on ka mõned, olen kuulnud ka seda arvamust, et meid see ei puuduta, sest me oleme põhikool. Ega siis need põhikooli inimesed ei ela kuskil teises maailmas, et puudutab täpselt samamoodi, lihtsalt nüüd on nagu see küsimus, et see on nagu minu isiklik nagu arvamus, et tegelikult et ei saa jääda ka põhikoolist need asjad tegelikult puutumata, et ja juhitamata, et muidu see pärast seda nagu jälle ümber pöörata, kui on natuke läinud mitte nii, nagu planeeritud, on ju raske, kui jää kohe alguses nagu õigesti. Aga jah, see on õige tähelepanek, jah. Nõus, et praegu tuleb see ju ainult gümnaasiumile. Ega sellist tausta ei olnud üldse IT-vahendite kasutamise aktiivsus. Ma arvan, et need on omavahel... IT-vahel, see on uuritud, eks ju, varasemalt. Mul tuleb meelde. Et nad just selles seoses, ma usun, aktiivsemad on ka need, kes IT-vahendites üldse on aktiivsemad. Sest nad orienteeruvad ju sellest oma loogika. Ja sellepärast ma arvan, on need vanemad õpetajad ka veidi aktiivsemad, et kui nad on selles IT osas ka pädevamad, et ja muidugi eks loeb ka kindlasti see, mis ainega tegemist. Ja kuna võõrkeeles on rohkem saada, siis sõltub see ka palju keeli osa. Jah, muidugi. Jah, loomulikult. Aga minu meelest on ühes, kas ma mäletan valesti, ja? Sa mõtled meie uuringutes? Ma ei teaks meie uuringutes on, aga neid on lihtsalt väga palju. See tehnika tuleb midagi. Aga selles mõttes järeldus on tundub loogiline. Jah, muidugi. Et kui on nagu rohkem kogemusi, siis on ka vähem nagu hirmu nende vahendite nagu ees, eks ju. Ja kui neid ohte nagu, neid karisi nagu teada, mis seal nagu on, ja seal on neid karisi oma üks jagu, siis ootaks neid ka vältida.